tere hommikust kõigile, täna on siis käes laupäev ja me hakkame siin sööma. Aga selles suhtes see ei ole meie tavaline söömine, vaid ma teen tegelikult ühte pilti, ühte koostööd. Aga jah, ma sättisin laua ära ja panin meid ennast sööma. Aga jah, selline vägev toit siis kartulipuder ja näm. Põltsamaa koostöö siis. Robu, kas sa oled valmis sööma? Sul on täna esimest päev, kalapäev, forelli saad ja kartuliputruga. Robu, sulle meeldib see kala ja vaata issi annab. Oi, kui tubli sa oled ja kartulipuder läheb ka nii hästi kõik. Jaa, vaata. Mops ja mops läheb suus sisse. Niimoodi. Oi, issi annab kohe. Kala tuli. Niimoodi. Ai, ja sa oled kõik üle nii lägane. Ise tõmbab enda juurde. See on õige. See on hea. Kuna ma ise siis olen selle toitumiskava peal, siis mul on nädalas korra nagu antud see võimalus, et ma võin siia ükskõik, mis ma tahan, siis seega ma söön selle ära, sellepärast, et miks mitte, on ja. Kas sul tuli üldse hea ka või? No. Aha, issi sööb Roveni kala ära, jah? Jah. Issand, milline see välja. Kukkusid, või? Mis võime? Appi, Roven, milline sa välja näed. Monster käsi. Jessas, Roven. Nii, käes on nüüd õhtu. Me olime terve päev otsa maal, et täna seal päev otsa askeldasime. Seega täna mul peaks olema nagu aeroobne treening tund aega. Seega mul on see suht tehtud, aga ilmselt võib-olla kui ma jõuan, siis ma teen õhtul mingisuguseid harjutusi juurde. Aga siis ma vahepeal hommikul sõin siis seda kartuliputru ja siis vahepeal sõin natuke banaani ja smuutit ja siis õhtul ma tegin endale, siin on porgand, kuskus ja hakkliha, nii et ma söön selle ära, mul on kõht nagu megatühi. Et jah, et ma lõpetan täna selle vlogi ära ja siis homme on meil pühapäev ja siis vaatame, homme kohtume. Tšau, tere hommikust, täna on meil siis ilus pühapäev ja ma annan Rovenile kohe söögit. Rovenil on täna siis riis, hakkliha ja porgand. Mul on suht sama, ma pärast näitan. Ma näitan praegu kohe ära, mul on valmis. Mul on siis siin oad, hakkliha ja pruun riis ja see on siis kõik, mida ma lõunaks söön. Tegelikult ma tahtsin rääkida sellisest asjast, nagu on plaanitoit.ee ja mulle tuli just pakka ukse taha. Ja siis nii-öelda mul on siin terve nädala toit. Ja see plaanitoit käib niimoodi, et nende koduleheküljel seal saad välja arvutada nagu enda kaloraaži, nagu kui palju energiat sa päevas tahad nagu ära tarbida ja siis selle järgi nagu sulle pannakse kokku nädala toit. Pluss siis tehakse sulle spetsiaalne kava, nagu on hommiku, lõuna ja õhtusöök, nagu 3 toidukorda, et täpselt on välja toodud nagu grammidega, kui palju ja mida sa sööma pead. Ja kõik need toiduained on siis siin kotis. Avame selle paki koos ja vaatame siis nagu, mis nädal aega ma sööma peaksin. Esimesed asjad, mis ma nagu juba siin kohe vaatasin, on lõhekuubikud. Nagu ma pole kunagi selliseid asju näinud. Lõhekuubikud, sügav külmutatud. Ma tahan vaadata nagu, mis siin sees on. Kas siin on nagu soola on ka? Ma mõtlesin, et kas ma saan seda nagu Rovenile ka anda, aga ilmselt mitte, need on nagu maitsestatud. Veel mitte ühesõnaga, aga need on kindlasti lahe proovida mul. Nii, siin meil on siis pendatud pett. Meil on 400 grammi kana, siis on külmutatud juurviljad. Mul läheb nagu mega palju juurvilju selles suhtes. Mul läheb tegelikult terve see pakk päevas. See on suhteliselt palju ja mul on nagu mega väike see külmakamber, mulle reaalselt mahubki nagu 1 pakk sinna.
seega ma tulin nagu lahendusele, et ma ei saa nagu sügavkülmutatud asju nagu eriti osta ja siis ma näitan. Ma ostsin nagu mega palju porgandit ja ma lihtsalt riivisin endale porgandit ja selle ma praen siis õrnalt nagu läbi, maitsestan soola ja pipraga ja siis nagu juurvilja lisandiks toitude kõrvale. Selles suhtes ma ei saa külmas juurvilju hoida nagu, ja see on nagu ainuke lahendus, mille peale ma praegu tulin, mida on kerge nagu mulle kõrvale panna. Üks asi veel, mis ma tahtsin näidata, on nagu mega lahe asi, nagu teemast kõrvale kaldudes, on see, et siin mul on nagu oliiviõlis on tükeldatud sibul ja tavaliselt ma panen siia küüslauku ka ja siis nagu ma ei pea mitte kunagi nagu küüslauku ega sibulat nagu eraldi hakkima hakkama, kui ma midagi tahan nagu süüa teha, vaid mul on see kogu aeg külmkapis ja siis ma lusikaga nagu võtan, panen pannile või panen toitude sisse, et ma ei pea nagu mitte kunagi nagu iga päev nagu eraldi hakkima hakkama. Et mul on see külmkapis ja ma võtan, kui ma tahan ja see säilib nagu mega kaua. Siin on nüüd veel tatar, kogu aeg söön. Müsli. Tavaliselt ma müslisid ei söö, aga see on nagu mega mõnus selline vahepala oleks nagu, kui tuleb mingisugune magusisu ja see on nagu pähklitega, mis on mu lemmik. Munad, kuusmuna. Siin on maitsaine, mis sobib ka rovenile, basiilik. 2 kartulit. Meil on avokaado, meil on 1 banaan, meil on sibul ja küüslauk. Küüslauku mul ei olnudki. Meil on siin veel purgis on tomatipasta. Siis on need oad. 2 karpi tuunikala, seda pole mega ammu söönud. Valged oad karrikastmes, okei. Ja see oligi kõik ja see nii-öelda siis peaks olema minu nädalatoit. Minu arust nagu väga kihvt asi selles suhtes, kui sa tahad nagu endal nagu sellist toitumist alustada, sa ei tea, kuidas see toimib, siis jah, arvutad oma kaloraaži seal välja ja nad lihtsalt toimetavad sulle igal pühapäeval terve kotitäie nädalatoitu. Kui kellelgi on huvi seda plaanitoit.ee kodulehekülge vaadata, siis ma panen selle lingi siia alla infoboksi nagu ikka, et vaadake üle, kellel soovi on. No nii, mina olen siis omadega välja saanud. Mul on pisikene ruff ka kaasas, et ma lähen nüüd oma samme täis tegema või noh, mingil määral üritan neid saada, et natukene tegevust oleks. Ja siis õhtupoole arvatavasti, kui Roven magama läheb, siis ma teen endal selle trenni ka ära. Päris paljud siis on kirjutanud ka, et ma näitaks nagu mingisuguseid harjutusi, mingisuguseid kergemaid harjutusi, mis kodus nagu teha saab ja ma ilmselt näitan nagu harjutusi, mis mulle endale kodus teha meeldib, mis on sellised kergemad ja mis on sellised minu jaoks siuksed efektiivsed või mul on tunne, et nagu need nagu päris palju aitavad. Aga me teeme oma ringi ära ja siis näeme järgmine kord. Tere hommikust kõigile, meil on täna siis nüüd kolmapäev. Ma eile ei filminud midagi, aga ma tahtsin näidata seda, et eile nimelt ma tulin selle peale, et nagu food preppida endal toidud ette. Praegu ongi tulemas lõunaaeg ja ma hakkasin juba askeldama mingi tund aega enne lõunat ja ma avastasin, et mul on kõik söögid olemas, nii et ma reaalselt pean need ainult sooja panema. Ja ma tegin siis niimoodi lõunasöök. Siin on mul veel üks lõunasöök. Ja siis õhtuks on ka, ja ma lihtsalt ostsin need karbid. Eile ma käisin Coopi poes, ma ostsin reaalselt 3 karpi 3 eurot. Ja ma panin kõik siia, nagu mega lihtne on selles suhtes, et ainult võtan, ma panen endale panni peale ja Rovenil panen aurutisse asjad ja nagu very easy. Kuna meil nüüd praegu on aega, siis teeme trenni. Ruff, mis sina sellest arvad? Sa tuled emme lappi trenni tegema. Mul on täna tuharapäev, et vaatame, mis asju me sinuga koos saame teha. Et teeme natukene trenni ära, et teeme nii palju, kui me jõuame, et ilmselt me kõik ei jõua. Umbes pool tundi teeme ja siis pool tundi teeb emme õhtul veel. Ma olen niimoodi nagu päeva peale selle ära jaganud, et tundub suhteliselt okei olevat.
Esimene harjutus on siis põlvede surumine 90 kraadi alt ja lahti 3 korda 20 korda ja ma võtan siis endale Roveni raskuseks. Rovuga sa oled valmis ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, appi, 14, aidake, 16, 17, 18, 19, 20, appi, volask. Oi, sangpomm oled sa tõesti. Väike sangpomm. On äge jah? Okei, me peab puhkama. Ma kaalusin ka hommikul, praegu ma olen siis 1 kilo veel alla võtnud ja meil on siis nüüd 2 päeva veel aega. Meil läheb kõht tühjaks, me peame hakkama sööma, nii et meil on asjad pliidi peal, nii et lähme paneme kuumust juurde. Ma tahtsin nagu rääkida, et kuidas mul siis see nädal nagu läinud on. Teine nädal selles suhtes ma arvasin, nagu mul tuleb rohkem energiat juurde. Mingil määral nagu on, mingil määral ma olen nagu ikkagi suhteliselt väsinud, näiteks praegu hommikul. Me olime 2 tundi üleval ja ma läksin Roveniga nagu koos, viskasin pikali, me magasime tund aega. Ma mõtlesin küll, et ma teen trenni, aga ma ei jõudnud. Ja nüüd ilmselt ma pean selle trenni nagu päeva peale ära tegema. Praegu ma jõudsin ainult 2 harjutust teha, nagu te nägite. Et kui nagu ta üleval on, et siis on suhteliselt raske mul neid harjutusi ikkagi teha. Ja eile ta suutis mu kummilindi katki hammustada, nii et ma pidin sellele sõlmed peale panema. Aga vähemalt ma saan seda kasutada. Väga mingisuguseid isusid ei ole veel tekkinud. Eile näiteks ma tegin Kasparile šokolaadikooki. Mul natukene isutas selle järgi, aga mitte nagu eriliselt palju. Selles suhtes ma tegin mingi endale õunasnäkki ja asju ja jõin õhtul nagu teed. Trenni osas on kindlasti nagu kergemaks läinud. Nagu palju lihtsam on neid harjutusi teha, nagu hakkab natukene nagu rohkem jõudu tulema. Ma olen tähele pannud seda, et mul on Roveniga palju kergem nagu toimetada, teda kuskilt maast üles võtta, teda kanda, et nagu sükest rohkem nagu lihastugevust on mulle natukene juurde tulnud, et nagu palju kergem nagu kükitada ja selliseid asju teha, et ma tunnen, et nagu ma jõuan temaga kaasas käia ja temaga nagu tegeleda rohkem. Muidu varem oli see, et mingi istud, tuled püsti, siis on kõik kohad nii valusad, aga enam seda nagu ei ole, et ma olen tähele pannud. Mis ma nagu endale ette heidaksin, seda on see, et ma võiksin nagu rohkem venitada. Ma teen trenni alguses küll soojaks, aga lõpus nagu see venituse osa nagu läheb natukene käest ära, et ma väga ei viitsi. Aga Kaspar sööb ka ilusti mul seda toitu selles suhtes, see ei ole nüüd absoluutselt nagu mingit probleemi ja ta tunneb ennast ka nagu paremini ja tema on isegi nagu kaalust alla võtnud, et ta ise ka nagu illatas. Aga näeme siis järgmisel päeval, nii et tšau! Tere hommikust, meil on siis käes reede. Mul pole õrna aimugi, täna on 1. või? Täna on 1. mai ja me oleme hommikusöögi ära söönud. Ma olen ennast kaalunud, ma kaalun 38 kilo, ei, ma ei kaalu 38 kilo. Täna kaalusin 53,8 kilo, kuigi ma eile kaalusin ka siis näitas nagu 53,3, aga hommikul oli ma 53,8, nii et ma ei tea. Ma olen iga nädal nagu väga ilusti trennid kõik ära teinud. Eile tegin ma tund aega jalutamist ka, ma sain vist kokku mingi 8000 sammu, aga üldiselt ma jalutanud ei ole. Ja söönud olen ka ma väga korralikult, et ma pole kuskilt poolt nagu miskit järgi andnud, pole mingisugust jama ega mitte midagi söönud. Hommikul ma söön tavaliselt putru 2 toidukorda päevas ja
võib-olla siis vahepeal snäkki ka. Ma joon neid Bombeli smuutisid snäkiks, et need on väga head. Endal nagu puhul ma nagu juba näen, et mulle meeldib see vorm, mis mul on, et mul ei ole nagu väga palju kõhtu enam ees ja jalad on nagu ka peenemaks läinud. Ma jätkan siis oma päevase programmiga ja paneme väikemehe tuttu ja ma hakkan trenni tegema. Osad siis kirjutasid ka, et ma nagu näitaks nagu mingisuguseid harjutusi, mida on kodus hea ja mugav teha. Selles suhtes nagu ma mõtlesin, et ma näitan siis lihtsalt nagu neid harjutusi, mis ma siin kavas teen ja mis mulle meeldib teha, et mis on nagu minu lemmikharjutused. Et jah, ma näitan. Üks minu lemmikharjutus kindlasti on siis see. Saab kodus diivani peal midagi teha. Toetad nagu õlad siia vastu ja siis puusa tõstada nagu üles tagumikuga. Ja see on nagu eriti hästi annab nagu tagumikule tunda. Ja selles suhtes seljal on nagu hea mugav ka, et nagu alaselg ei hakka valutama ega ei lähe pingesse, sellepärast et hea toetus on olemas. Järgmiseks on mul siis selline kummilindiga harjutus, mis mulle meeldib teha, selline hästi lihtne. Ma tean, et paljudel ei ole nagu sellist kodus ja sellega saab ka teha. Nagu näha, siis mul on see juba katki läinud, et Roven ammustas selle pooleks. Aga ma saan sellega ikkagi teha. Kumm läheb siis siia põlvede juurde, lihtsalt 90 kraadises kükis ja surud nagu põlvi väljapoole. Ja samamoodi 3x20. Väga hea trenn nagu nendele reielihastele ja tagumikulihastele ka. Siis mulle meeldib teha nagu selliseid kõhulihase harjutusi. Näiteks mul üks lemmik, mis siin kavas ka on. Hoiad ülakeha üleval. Ja tood põlved vastu küünarnukke ja siis paned uuesti alla. Üles, alla, üles, alla. Üks harjutus, mis veel on siis kavas, on samamoodi. On nagu tõsted ja surud kättega siia jalge vahele. Aga nagu selga nagu täielikult maha ei pane. Ja see nagu väiksed tõsted on kõhulihastele nagu ülihead. Aga viimane harjutus siis tegelikult, mis mulle endale teha ei meeldi, aga ma tunnen, et see aitab nagu väga palju lihaseid arendada, on see sama harjutus, mida ma tegin oma esimeses videos ja millega ma üldse hakkama ei saanud. Mul on siin pampers, mida ma kasutan kogu aeg, et siis neid libisevaid kätekõverdusi teha. Ja see on see harjutus. 1, 2. Ja praegu mul on neid juba nagu väga palju kergem teha. Siiski 3x20 annab nagu väga palju tunda ja ma pean nagu vahepeal ilmselgelt nagu pause tegema, sest ma ei jõua ikkagi nagu 20 korda korraga teha. Ma teen nagu 10 ja siis paus. Aga suured tänud, et elasite mulle sellel teisel nädalal ka kaasa ja kui teil on mingisuguseid küsimusi või te soovite, et ma äkki räägiksin mingisugusel teemal nagu täpsemalt, siis kirjutage siia alla kommentaaridesse ja ma vaatan need alati nagu nii läbi ja saan vastata teie küsimustele. Ärge unustage siis subscribe ida, like ida, share ida ja jagada. Ja siis kohtume juba järgmisel korral samas kohas, aga vaatame siis minu selle teise nädala vormi ka siis üle. Round.